see vana tõrvik jah, mis on meie andmetel 65. aasta laulupeost pärit, et ta on väga ajalooline ja ta on tõeliselt ilus. Aga juba 2009. aasta tule tulemisel saime me aru, et niisuguseks pikaks retkeks oleks tegelikult tõrvikut vaja natukene uuendada. Seal on paar põhjust. Esiteks on sellel vanal tõrvikul see leek ei ole väga hästi nähtav ja teine asi on ka see, et ta on raske suhteliselt. Ja kolmas komponent on see, et ka gaasiballoonid, mis sellel vanale tõrvikule külge käivad, need enam ei vasta tänapäevastele standarditele ja neid on suhteliselt raske leida ja täita. Mille poolest see uus mudel nüüd erineb sellest originaalist? No soov oli praktiliselt selle suhtes nagu paar komponenti muuta. Üks oli see, et ta võiks olla kergem. Teine, et tema leek võiks olla paremini nähtav. Et leek oleks stabiilne, kui on ka vaatamata sellele, milline on välisilmastiku tingimused. Sajab siis vihma, puhub tuul, on see puhanguline tuul, et ta ei kustuks ära. Vanal oli seestpoolt kasutatud vask korpust ja väga kenasti tehtud ja disainitud ja meie ja välised siis leegi sümboliseerivad niisugused kahanevate otstega, nagu leegil on. Need kujud olid alumiiniumist. Meie aga vahetasime siis selle metalli, sisemise viisime roostevabale ja välja tõime siis vase, mis symboliseerib nagu seda leegi värvi, nagu natukene kollakas, õlgkollakat, punakat, midagi taolist. Nii et materjalide suhtes läinud kergemaks umbes 1,5 kilo. On see tõrvik kergem kui vana. Seda vana põleti osa me ei kopeerinud üldse, vaid see on nüüd täiesti teistmoodi lahendatud. On ka need tüüsid suure ballooni jaoks eraldi, sest siin me võime natuke raisata või pillavalt ümber käia selle gaasiga, saame nagu atraktiivsemat leeki näidata, aga teisega me peame selle pisikese kerge vahendiga 2 tundi leeki kogu aeg näitama. Nii et see oli nagu eesmärk ja ma loodan, et me oleme selle täitnud. Seda, ma arvan, kõige paremini ütlevad vast juba tarbijad, kas siis sobib või ei sobi. See tõrvik hakkab siis, need uued tõrvikud hakkavad liikuma tule tulemisel, neid saab ka ratta peale kinnitada ja nagu me nägime, neid saab ka gaasiballooni külge liita, et see leek põleb kaua, aga päris laulupeo tuli süüdatakse ikkagi siis lauluväljakul juba sellest päris ehedast ja ajaloolisest tõrvikust.